President Monson, President Monson, me armastame sind. Oled olnud ihu ja hingega iga kutse juures, mille issand sul iial andnud on, eriti selle püha ameti juures, mis sul on praegu. Kogu kirik tänab sind vankumatu teenimise ja eksimatu tööle pühendumise eest. Ma ütlen imetluse ja innustusega kõigile, kes peavad neil viimsel päevil vankumatuks jääma, ja eriti kiriku noortele, et kui te pole veel avastanud, siis avastate peagi, kuidas teid kutsutakse kaitsma oma usku või taluma koguni isiklikke solvanguid, pelgalt seetõttu, et olete viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liige. Sellistel hetkedel läheb teil vaja nii julgust kui viisakust. Üks õde missionär kirjutas näiteks hiljuti: nägime kaaslasega üht meest keskväljakul pingil istumas ja oma lõunat söömas. Kui lähenesime, tõstis ta pilgu ja nägi meie nimesilte. Kohutav pilk silmis, kargas ta püsti ja tõstis käe, et mind lüüa. Kummardusin õigel ajal ja mind tabas vaid toit, mille ta minu pihta sülitas, ja ta sõimas meid kõige kohutavamate sõnadega. Me lahkusime ega öelnud midagi. Püüdsin toitune alt pühkida, kui tundsin, kuidas kartulipudru kamakas mu kukalt tabas. Mõnikord on raske olla missionär, sest tol hetkel tahtsin ma tagasi minna, sellest väikesest mehest kinni haarata ja öelda, vabandage mind, aga ma ei teinud seda. Ma ütlen sellele pühendunud missionärile, kallis laps, oled omaenda alandlikul kombel astunud eriti väljapaistvate naiste ja meeste ringi, kes on Mormoni raamatu prohveti Jaakobi sõnul pidanud silmas Kristuse surma ja kandnud tema risti ja talunud maailma pilget. Tõepoolest, Jaakobi vend Nefi kirjutas Jeesuse kohta ja maailm oma süütegude tõttu mõistab ta ei millekski, mispärast nad annavad talle rooska ja ta talub seda ja nad löövad teda ning ta talub seda. Jah, nad sülitavad tema peale ning ta talub seda oma armastava helduse ja kannatlikkuse pärast inimlaste vastu. Päästja enda kogemuste kõrval on veel pikk ajalugu hülgamisest ja valusalt kõrgest hinnast, mida on tulnud maksta iga põlvkonna prohvetitel ja apostlitel, missionäridel ja liikmetel, kes on püüdnud austada Jumala kutset, upitada inimkonda teele, mis on üle kõige. Ja mida ma veel ütleksin, küsib Heebrea lastele kirjutanu, kes sulgesid lõukoerte lõuad, kustutasid tuleväe, pääsesid ära mõõgatera eest, said vägevaks sõjas, ajasid pakku sõjahulgad, nägid oma surnuid ülestõusmise läbi, samas kui teised lasksid ennast piinata, said kogeda pilget ja rooska, ahelaid ja vangitorni. Neid on kividega visatud, piinatud, lõhki saetud, mõõgaga surmatud, nad on lambanahas ja kitsenahas käinud ühest kohast teise, puuduses, viletsuses ja kurja kannatades. Nemad, kelle väärt maailm ei olnud, eksisid ümber kõrbetes ja mägedel ja koobastes ja maaaukudes. Taevainglid kindlasti nutsid, kui panid kirja, kui palju läks maksma jüngriks olemine maailmas, mis on sageli Jumala käskude suhtes vaenulik. Päästja ise istus Õlimäel ja valas pisaraid nende pärast, kes olid 100 aastate jooksul tema teenistuses hüljatud ja tapetud. Ja nüüd hüljati ja tapeti ka tema.
Jeruusalemm, Jeruusalemm, hüüdis Jeesus, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pojukesi tiibade alla, ja teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse teil maha. Ja selles peitub sõnum igale kiriku noorele mehele ja noorele naisele. Võib-olla mõtlete, kas see on seda väärt, et gümnaasiumis vapralt moraalsuse eest seista või minna missionile üksnes selleks, et teie kõige kallimaid tõekspidamisi teotataks või võidelda paljude asjade vastu ühiskonnas, mis mõnikord uskliku elu naeruvääristab. Jah, see on seda väärt, sest teine variant on mahajäetud kojad, mahajäetud inimesed, mahajäetud pered, mahajäetud naabruskonnad ja mahajäetud rahvad. Nõnda on meil kanda nende koorem, kes on kutsutud jagama messiaanlikku sõnumit. Lisaks õpetamisele, innustamisele ja inimeste tagantkiitmisele, mis on jüngriks olemise meeldiv osa, kutsutakse samu sõnumitoojaid aeg-ajalt muretsema, hoiatama ja vahel lihtsalt pisaraid valama, mis on selle valus pool. Nad teavad väga hästi, et tee, mis viib tõotatud maale, mis piima ja mett voolab, möödub paratamatult Siinai mäest, kus voolab seda, mida sa pead ja mida sa ei tohi. Kahjuks pole taevalike käskude toojad nüüdisajal sageli populaarsemad, kui nad olid muiste, nagu vähemalt 2 sülje ja kartulipudruga üle külvatud õdemissionäri võivad tunnistada. Viha on inetu sõna, kuid ometi on tänapäeval neid, kes ütlevad koos pahelise Ahabiga, mina vihkan prohvet Miikat, sest ta ei kuuluta mulle head, vaid alati halba. Selline viha prohveti aususe vastu läks Abinaadile maksma tema elu. Ta ütles kuningas Noale, kuna ma olen teile tõde rääkinud, olete te minu peale vihased. Kuna ma olen rääkinud Jumala sõna, te olete langetanud otsuse, et ma olen hull või võime öelda kolkalik, esisadaegne, fanaatiline, ebasõbralik, kitsarinnaline, iganenud ja vanamoeline. Issand ise kurtis prohvet Jesajale. Need lapsed ei taha kuulda Jehova õpetust. Nad ütlevad nägijaile, ärge nähke, ja ennustajaile, ärge ennustage meile tõtt. Kõnelege meile meeldivusi, ennustage pettepilte, taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisraeli pühaga. Mu noored sõbrad, kahjuks on meie ajastule iseloomulik, et kui inimesed üldse jumalaid tahavad nad, et need jumalad ei nõuaks palju ja oleksid mugavad jumalad, kes ei pane paati õõtsuma ega sõua. Jumalad, kes patsutavad pead, ajavad meid itsitama ning saadavad siis ringi jooksma ja saialilli noppima. See on see, kuidas inimene loob jumalat oma näo järele. Eriti irooniline näib see, et need inimesed lausuvad vahel Jeesuse nime, otse kui Jeesus olekski selline mugav Jumal. Kas tõesti? Tema ütles, et me ei tohiks käske rikkuda ega isegi käskude rikkumisele mõtelda. Ja kui me mõtleme käskude rikkumisele, oleme juba rikkunud neid oma südames. Kas see kõlab mugava õpetusena
mis on kõrvale kerge kuulda ja populaarne külakonna kogunemistel. Aga mis saab neist, kes tahavad patule vaid pilku heita ja seda eemalt puudutada? Jeesus ütles teravalt, et kui su silm sind pahandab, siis kisu ta välja. Kui su käsi sind pahandab, siis raiu ta maha. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, hoiatas ta neid, kes arvasid, et ta räägib vaid rahustavat juttu. Pole ime, et jutluse järel palusid kohalikud kogukonnad, et ta nende maa-alalt ära läheks. Pole ime, et imeteo järel omistati tema väge mitte Jumalale, vaid kuradile. On ilmselge, et kaitseraua kleebise päring, mida teeks Jeesus, ei saa alati üldmõistetava reageeringu osaliseks. Sureliku teenimistöö haripunktis olles ütles Jeesus, et te armastaksite üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Veendumaks, et nad mõistavad täpselt, millise armastusega on tegemist, ütles ta, kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Ja kes iganes tühistab ühe vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, tema on vähim taevariigis. Me vajame siin planeedil kõige enam Kristusele omast armastust, osalt seetõttu, et sellega pidi alati kaasnema õigemeelsus. Seega, kui armastus oleks meie juhtmõte, nii nagu see peab olema, siis tema armastuse kehastuse sõna peale tuleb meil hüljata üleastumised ja iga vähimgi õhutus üleastumisele. Jeesus mõistis selgelt, mida paljud meie nüüdisaegses kultuuriruumis näivad unustavat. Käsk patu eest andeks anda, mida ta lõpmatuseni teha võis, on hoopis midagi muud kui hoiatus patule läbi sõrmede vaatamise eest, mida ta iial kordagi ei teinud. Sõbrad, eriti noored, võtke südarindu. Tõelisest õigemeelsusest hoovav puhas, Kristusele omane armastus võib muuta maailma. Tunnistan, et tõeline ja elav Jeesuse Kristuse evangeelium on maa peal ja et te olete tema tõelise ja elava kiriku liikmed, kes püüavad seda jagada. Tunnistan sellest evangeeliumist ja sellest kirikust, jagades erilist tunnistust taastatud evangeeliumi võtmetest, mis avavad lukust päästvate talituste väe ja toime. Olen palju kindlam nende võtmete taastamises ja nende talituste kättesaadavuses viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku kaudu kui selles, et seisan teie ees siin kõnepuldis ja teie istute sel konverentsil minu ees. Olge tugevad, elage ustavalt evangeeliumi järgi ka siis, kui teised teie ümber seda ei tee. Kaitske oma tõekspidamisi viisakalt ja kaastundlikult, kuid ärge jätke neid kaitsmata. Pika ajaloo vältel kõlanud inspireeritud hääled, kaasa arvatud need, mida sellel konverentsil kuulete, suunavad teid kristluse jüngri rajale. See rada on kitsas ja ahas, ega ole kuigi avar, kuid on edukalt ja põnevusega läbitav, Kristuses püsivana, täiusliku lootuses ära ja armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu. Vapralt seda rada käies leiate te vankumatut usku, kaitset kurjade tuulte, koguni välgunoolte eest keeristuules ning tunnete jõudu, mis on tugev nagu meie lunastaja kalju. Ja kui teie pühendunud jüngripõli on rajatud sellele kaljule, siis te ei saa langeda. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.